Tere sõbrad! Täna on seis selline, et välja on tulnud päike ja meie vahele on tulnud jalgratas elektrimootoriga. Aga nii kurb kui see ka ei ole, me tahaksime väga rääkida elektriratast, aga produtsent juhtis meie tähelepanu ühele vähe suuremale elektrirattale. BMW i3 on Eestis. Hurraa! Ovatsioonid! Ovatsioonid ja kust me hakkame pihta? Hakkame pihta sellest, et me täna tegelikult lõpetame selle saate ruttu ära. Me lihtsalt seisame siin auto kõrval ja näitame, et BMW i3 on Eestis. Pean Glenni natuke pidurdama, et nii kiiresti ta hakkama täna ei saa. See kurvanäoga auto tegelikult on tehtud täielikult karbonist ja ta on üsna rõbus, kiire ja väga huvitava kitsa rehvimõõduga, kui seda lähemalt pärast vaatame. Ta ei ole üldse kurva näoga minu arvates. Ta on pigem joinaka näoga. Joinaka näoga või? Joinaka näoga. See on mossis natukene. Jah. Võib-olla sellepärast näiteks, et tegelikult võiks ju arvata, et siin on ikkagi nina auku, aga siin ei ole auku. Siin ei ole auku, jah. Selline elektriautode tüüpiline väikene tillikas, lihtsalt visuaalselt ikkagi PEM tegelikult. Mul on taskus ka võti, puht juhuslikult. Sul on juhuslikult võti ka taskus? Produtsent andis sulle selle mõelda. Tegelikult võiks ju arvata, et me läksime lihtsalt tänaval mingi PEM-i juurde ja leidsime taskust võtme, et selle nina saab ka lahti teha. Ja muideks nina on erakordselt kerge. Kerge ninaga auto. See võib tulla sellest, et siin on ka teatav kogus karbonfiibrit. Et sellel elektriautol on jällegi siis see, et mootorisse saad käe sisse pista ja saad ka oma koti sinna panna. Ja siia muidugi väga suuri asju ei mahu, et siin on tegelikult tema laadija ja siis on siin mingisugune komplekt veel. Aga poekoti saab siia tegelikult täiesti ära panna. Isegi kojamehel on tehtud selline kiht sõrestik siia sisse. Sest teadupärast sõrestik, see on puhas elektrikokkuhoid. See on puhas elektrikokkuhoid, jah. Ja loomulikult see rehvi teema, millele sa tähelepanu juhtisid, ma juhin sellele ka veel tähelepanu. See on erakordselt totter ikkagi, näeb välja just nimelt eest vaadates. Külje pealt on kõik nagu okei. Väga okei. See on 19 tollin refs ja saab muide lisana osta siis ka või tellida 20 tollise. Et kui sa tahaks ikkagi veel sellist šefimat rongiratast siia alla. Ja muideks juhin tähelepanu sellisele nüansile. BMW adaptiivne LED on siin, mitte tavaline LED tuli. Ta siis käitub sinu järgi, selle auto järgi või hoopis eestsõitjate järgi? No ma ei tea. BMW adaptiivne LED. See kõlab hästi. Just. Siin auto puhul on üldse sellised asju, mis nagu nähavad välja väga hästi ja kõlavad väga hästi. Nagu. Ja neile me tähelepanu juhimegi, ega me ei pea kõiki asju teadma. Ja lihtsalt saame juhtida tähelepanu innovatiivsele tehnoloogiale. Ja kere, nagu sa ütlesid, plastmass. Mitte ainult uksed. Tegelikult plastmass on vist halvasti öeldud. Ära ütle, jah, plastmass. Karbon kõlab palju paremini. Karbon, süsinikkiud. Puhas süsinikkiud ja muideks terve auto, nagu lugesin mina ja pean seda uskuma, on tehtud taaskasutatavatest materjalidest. Ma usun seda. Pärast kui sisse istume, siis seal on näha ka, et seda hõngu on. Milline on taaskasutatava materjali hõng, seda ma ei taha kohe teada võib-olla, aga okei. Avame ukse. Ja muideks nagu näha kohe, eks ole, ei ole siin üleval seda raami, vaid klaas teeb meil tšiki-priki. Siin kohe tuleb ilmselt umbes 5,5 kommentaari, kuidas talvel need jätuvad kinni. Jah, aga tuleb paremini siis määrida, ütleme nii. Ja tegu ei ole kupeega, vaid tegu on tegelikult 4-kohalise autoga, millel on ka 4 ust nagu RX8 järgi. Just, teen selle ukse praegu lahti, et mitte jääda üldsõnaliseks. Üldsõnaliseks. Kas tagumine aken ei käigi alla, eks ole? Ei käigi. Vist ei käi, jah. Ja siinkohal me jääme ikkagi spetsialistide rolli ja jätame vastuse praegu ütlemata. Aga vähemalt taha mahub tõesti mõnusasti sisse istume ja taha mahub ka palju asju. Oi, seal on palju asju ees, siin ei saagi proovida. Siin on meil poekotid ja muud kotid kõik siin taga. Just. Ja kui võib tunduda, et milleks selline küljejoon, eks ole, siis vastan sellele, et ka sellised Kaspari-sugused lühikesed inimesed näeksid aknast välja. Et istud niimoodi mõnusalt suhteliselt kõrgel ja samal ajal näed ka välja suhteliselt palju. Ja nagu mul hea sõber ütles seda i3 vaadates, et tegu on väga ägeda autoga, millest ei puudu ka kõik kohustuslikud elektriautode koledad jooned. Ja mis saaks olla ägedamad, kui teha lahti elektriauto tagaluuk? Tagaluuk. Vau! Ma ei tea küll,
mida nüüd rohkem öelda, siin sees on meil mõned kotid see ei käi nupust lahti. ja paneme ka selle kinni. Samas juhime hoopis tähelepanu sellele, et elektrivärv on mis värv? Sinine. Sinine. Kütust saab siit. Kaspar ei valeta. Kütust tõepoolest saabki panna siit tagant ja mitte ainult ühte auku, vaid 2 auku. Aga jättes nüüd kõrvale meie väga head naljad, tegelikult läheb siit muidugi sisse elekter. Ja peab küll mainima, et kui auto on tulnud ikkagi vist Saksamaalt, siis need asjad küll on tulnud vist Hiinast. Või Taiwanist. Või kusagilt sealt kaugemalt, et mis asjad need on, tekib küsimus. Aga kui need asjad siit ära võtta, tegelikult see on meie kontekstis antud auto kõige kurvem koht. Sest et ei sobi kokku ju kiirlaadimist standard, mis on siis sakslaste kas siis peale surutud või leiutud ehk niinimetatud kombopistik CHAdeMO pistikuga. Mis tähendab seda, et BMW i3 saadki nüüd laadida täna põhimõtteliselt selle ülemise augu kaudu, ehk siis Type 2. Ja see tähendab siis aeglast laadimist ehk nii-öelda kodulaadimist. Küll on sellel autol peal konkreetselt ka lisavarustusena tellitud 7 kilovatine laadija. Nii et koduvõrgust saab ta ikkagi täis umbes nii-öelda, et 3 tunniga. Ja kuna sa midagi ei küsi, räägin veel. Nii, tahad küsida? Tegelikult läks juba küsimus meelest ära. Aga jaa, sest et nimelt ei tasu ka ikkagi väga kurvastada, kui nüüd mõelda, et seda autot üldse ei saa laadida nendest Elmo kiirlaadijatest. Põhimõtteliselt saab, aga mitte siis sellest kiirlaadija osakonnast nimega CHAdeMO, vaid seal kõrval on ka vaheldupoole otsik, niinimetatud Type 2 ja on võimalik osta kõigest 250 € eest kaabel. Ja see kaabel ühendub siis siia aeglasema laadija poolde ja teine ots läheb Elmo laadijasse. Et ei saa küll kiiresti täis, aga lähme näiteks Haapsalusse, chillime seal või teeme midagi muud, hängime näiteks, eks ole, ja me saame ikkagi auto täis. Ja, aga sa ei saa seda kohe kinni panna. Lotid pead tagasi panema sinna. Ja nüüd ma olen, eks ole, kimbatuses. See on huvitav see, et sa ei saa võtta ära ma ei saa võtta ära ühte, just nimelt, vaata, kui ma panen selle ennem tagasi, siis seda ma enam tagasi panna ei saa. Mõtle, see on selline väike Lego. Ja, seda enam on siin hiinlaste käsi mängus. Esimene emotsioon on avar. Väga avar. Ja sellised lennukilikud katuseluugid on siin üleval igal ühel oma nagu. Muide, ütlen sulle väikse vihjim, et lennukis ei ole selliseid katuseluuke tegelikult, seal on katus. Seal on katus ja seal on klaasiluugid. Aga jah, siin on need klaasist... Sa ei ole sellise lennuki lihtsalt sõitnud, ma ütlen. Võib ka võib-olla tõesti nii öelda. Ja samal ajal, kui siit pildi pealt vaadata, siis tunduvad need ekraanid nagu naljakad, aga meile praegu ei tundunud üldse muide naljakad. Päris lahedad on. Ta on väga... Näed, mis ma teen praegu, on ju? Sa liigutad näppu. Ma liigutan näppu. Sellega on selline lugu, et kõik need numbrid sa saad panna mingite shortcutide alla. Ehk sa tahad, et see helistab kellelegi, see paneb raadio mängima, see tagurdab, see teeb midagi muud. Ja sa saad selle ise panna, eks ole. Ja siis, kui sa siin kätt nii-öelda hõljutad, siis sa näed, mida see number teeb. Väga kihvt. Et sa teaksid, mida sa tegema hakkad. Jah, just, et sa ei vajuta nii-öelda ei rapsi umbes, vaid vaatad, et number 6 teeb seda ja siis vajutad. Hetkel on meil määramata see lihtsalt. Ja väga kihvt on ka ju see, et kui mina istuksin rooli taha, siis mul oleksid hoopis teistsugused valikud seal. Jaa, siin oli muidugi, nagu ikka oli ka Teslal, siin see, kui menüüsid on siin kõvasti ja siit saab ka valida profiilid, et kes me oleme ja mida me tahame. Kui nüüd jätta kõrvale kõik see, et siin autos tegelikult on kihvt ja auto käima panna. Ja siin tegelikult ei ole väga palju, on üks suur ekraan, mõned nupud. Siin ette saab kusjuures panna asju. Asju, jah. Poekotti. Ja kui muideks materjal, no materjalist peab ikkagi rääkima, et see on seesama lõhn, millest sa rääkisid, see ümbertöödeldud kraami teema on siin sees. Ja tegelikult ei lõhna väga. Ei lõhna, jah, see materjal ongi ju ilmselt mingisugune plastikulaadne asi, mis on kusagilt prügimäe servalt kokku korjatud ja ära pressitud ja siia autosse pandud. Imepeeneks kiuks aetud ja siis kokku pressitud. Jah, ja see peaks olema mingi puidulaadne asi. Seda eukalüptist on siin see jutt olnud. No võt, hoiab õhu puhtana. Ja samas, et vihmametsad jälle hõrenevad ja ma ei oska nüüd seda öelda. Siit tuleb luuk lahti. Auto nagu auto ikka. Ei ole nagu selline, ütleme nii, et midagi puudu. No, jaa, Uksesahtid on, mida Teslal ei olnud näiteks. Ja siinkohal ikkagi mulle meeldib ta praegu juba seest rohkem kui Tesla, ma ütleks. Siin ei ole küll seda suurt telekat, aga telekas on mul kodus, eks ole. Ja samal ajal kõik see pool on niimoodi, ta on kuidagi viimistletud, selline tuleviku feeling.
ja käivitame siis mootori. Käib. Kas me sõidame nüüd tulevikku, Glen? Mul tuli siinkohal üks ebasünnis nali meelde, aga vastan sulle siiski viisakalt, et miks mitte. Miks mitte ka tulevikku. Või minevikku. Jaa. Juba teen ka natukene kriitikat nende ekraanide kohta, et seesama ekraan, mis siis näitab meile kiirust ja igasugust muud infot, kuidas parajasti jõud kulgeb autos. See ekraan võiks asuda eespool, et ta mind häirib natuke, et on sellest just mõtlesin, et mida sa kogu aeg koogutad edasi tagasi selline, no ma võib-olla selle ekraani puhul on üldse päris huvitav, et ma just enne vaatasin, et millegi pärast on tehtud pisikene riba keskele, mis on jällegi siis nagu ekraan ja siis on pandud sellised näidikud nagu eraldi veel juurde nagu autol on, et miks see vajalik on, et võiks ju siis juba seal peal näidata kõiki käsipiduri asetust ja suunatule ja ma ei tea, tuled ja mingisugust. No suunatuld isegi näitab siin üleval, eks ole, on eraldi tuled. Just ma mõtlen, et miks see vajalik on, nagu, et kuidagi natuke imelik näeb välja, et on niisugune pisikene ekraan suure musta kasti sees nagu. Okei. Ei no pigem võib-olla jah, mulle tundub, et oleks niisugune veel avaram tunne, kui seda näitu ei peaks siit rooli vahelt sihtima, eks ole. Muidu nii-öelda käigu osa, mida siis ka PEM nimetab käigukangiks, see asub siin, eks ole. Et hakkasime praegu hoogsalt sõitma, siis D ja N ja R ja kõik muud asjad käivad siit lülitist. Et siin keskel ei ole seda puhku midagi enam. Siin keskel on tegelikult kogu selle, ütleme siis multimeedia poole juhtimine. Ja muideks see plaat siin peal, nende noolenupu peal, see on puutetundlik, et siia võid näiteks tähti sirgeldada. Ja, et kui sul sõidu ajal hakkab väga igav, siis võid vabalt proovida, kas sa saad näiteks kellelegi helistada, nii et sa otsid siit tähti sealt ekraanilt, nii et siia kirjutada. Võimsusnäitajatest rääkides, olgugi, et välja näeb ta selline moodsam maatnemuhk on siin päris palju kilovatte, siin on 130 kilovatti. 125. 125 või? Ja. Mina teadsin 130 hoida. Ma arvan küll, et kui see tuli läheb roheliseks, siis me saame kohe teada. Väga proovime. Ja kuna see auto ju ei kaalu suurt midagi, et see sama ümber käideldud plastik ja muud asjad niimoodi. Opa! Kaelalihased saab tugevaks igal juhul. Et päris Tesla ei ole, aga ei ole ka Leaf, on ju. Et minu arust on siin ikka jõudu on kõvasti nagu. Ei ole ka Leaf, no ära nüüd. No Leaf tegelikult kiirendab väga hästi sellest. Ära nüüd, sa hakkad kaitsma, mul on niisugune tunne, et tegelikult ta kiirendab oluliselt paremini. Et ma arvan, et ükskord me sõidame ka Haapsallu ja paneme Leafile ka joonele. Paneme joonele. Ei 50 läheb muidugi Leaf tõesti ka hästi, aga see läheb siit 100-ni, no mis siin rääkida, numbrid on 7 sekundit, natuke üle 7 sekundi ja kuna see jõud tuleb kohe. See on sama efekt, et võib-olla isegi olen ma juba personaalselt elektriautode poolt nagu ära rikutud, et mind see nagu väga ei üllata see moment. Aga see tõenäoliselt, kes ikka on sõitnud eriti automaatkastiga tavalise masinaga, siis see on hoopis teine tunne, et kohe läheb, kohe vajutab, kohe läheb. Kuidas sul nagu rool käes püsib? Juhib ta hästi, jube kitsad rehvid olid. Kas ta nagu otsib teed, ei otsi teed? Mina ei saa praegu siin linnas nüüd kihutades nii-öelda küll mitte midagi aru, et siin midagi halba oleks. Pigem on ta selline, ta on niisugune jäigapoolne auto, samas väga tiheda veermikuga, nagu ikka PEM. Just, siin peaks olema vist ju tegelikult see rooli osa peaks olema minituuelt. Ehk et ongi niisugune hea terav selline pisikene. Ja suhteliselt raske, et see rool on kahtlemata raskem kui siin Leafist rääkisime, siis mul on veel vanem Leaf, eks ole, et seal on eriti kerge. Et siin on ikkagi rool selline konkreetse tundega ja tagasisidega, kui see meeldib. Ja muidu see veermik on selline, nagu ma ütlesin, sportlik, aga samas mugav. Kas sellel autol on ka ju iseparkimisfunktsioon peal, eks ole? Sellel on ka iseparkimine, jah. Lihtsalt rooliga seoses mul tuli see küsimus, et kas sellel on ka see sama funktsioon ikkagist, et kui sa ise pargib, siis rool ka liigub? Jah, rooli keerab. Huvitav, et see on nii tehtud, et elektrooniline rool, et miks ta peab siis nagu keerlema? Et lihtsalt tegelikult rool oleks paigal, jah. No näiteks. Aga niisugune juhitavuse poole pealt, jah, see on minul küll esimene emotsioon tõesti selle masinaga, et ta on niisugune väike, mõnus, kiire niisugune linnaputukas. Et nagu me ütlesime, ta on tõesti ju kerge, eks ole, natuke alla 1200 kilo. Jõudu on selle kohta küll ja veel, jõud tuleb kohe taha, eks ole, ja see suur velg meie tee peal, mulle tundub, on väga okei. Väiksed augud söövad ära lihtsalt. Väiksed augud, suured väljad, tähendab, et on päris hea sõita. Nagu rattamaailmas 29 tolli, võtab ära kõik väiksed kivid ja väiksed augud. Ja, aga räägime midagi võib-olla natukene elektrikulust ka, olgugi, et selle koha pealt tõesti peaks ilmselt sõitma Haapsallu või kuskile veel kaugemale, et nüüd aru saada, palju siis see auto elektrit neelab. BMW lubab läbisõiduks teadupärast siin, mis sa ütlesid meile miilides selle numbri küll, aga see on üle 200 kildi, eks ole vist. Ja. Ja
ja see tähendab seda, et siin on aku 22 kilovatt-tunnine, 18 kilovatt-tundi on kasutatavat mahtu ja põhimõtteliselt peaks siin olema siis nagu kõik, kuidas nüüd öelda, sõna ökonoomsus on siin igal sammul, eks ole. No, kaalu kokkuhoid ja ökonoomsus, et kui Tesla sõidab kaugele lihtsalt tänu sellele, et Teslal on lihtsalt röögatu aku peale tõstetud ja ta ei ole väga säästlik, siis BEM on teinud nagu vastupidise suuna, et erakordselt säästlikuks üritanud selle auto ajada ja peaks ta siis võtma umbes keskmiselt 13-14 kilovatt-tundi 100-le. Tõsi, kui nüüd praegu siin vaadata, paneme siin onboard computer'i, siin ta näitab praegu nüüd sellist keskmist hetkel 18,5 kilovatt-tundi 100-le, aga võib-olla on siin nagu sportlikumalt ka sõidetud, et kui me nüüd võtamegi aku mahu ja selle näidu, siis tähendab, et 100 kilti on ulatus, eks ole. Just. Nii et eks see vajaks sellist katsetamist, et kui ta tõesti tarbib 15 kilovatt-tundi näiteks 100-le, siis jõuab ta ka umbes 140 kildi kaugusele, eks ole. Seda peab testima jah, tegelikult Leafile lubati ju ka algselt 200 Leafil on kilomeetrit. täna uuel Leafil ongi 200 see nii-öelda net-tsükkel. Aga 200 ikkagi täis ei tule nagu. Ja selleks peab ilmselt sõitmagi alla tuult ja keegi peab tagant ka ju lükkama natukene, eks ole. Nii et nii palju siis sellest elektrikulust. Uuendus ikka on igal juhul siin olla. Ütleme nii, et kui elektrist mitte rääkida auto sisemusest ja materjalidest, siis BMW tuleb ainult nendest nuppudest mulle silme ette ja sellest märgist, aga ülejäänud on siin kõik täpselt niimoodi, et ma ei tea, kuidas seda autot tänapäeval tehakse üldse, et igaüks võttis ühe klotsi ja ütles, et ma tahan, et see oleks nii. Ta on tõesti teistsuguse disainikeelega, et ta ei meenutagi nagu seest niivõrd autot, kui võib-olla sellist moodsamas põhjamaalikus võtmes apartmenti või korterit või... Just, aga väikses mõõdus. Väikses mõõdus, et see on lihtsalt siin koos sellised ütlased pinnad, kõik on nagu laiali aetud. Et selle koha pealt ei saa küll mitte midagi halvasti öelda. Ja ma tahaks muidugi rääkida veel tunde sellest ekraanindusest. Ma ei luba seda teha. Või luban, aga siis sa teed seda lihtsalt eraldi saate. Mitmeosalise saate, et sellest saaks rääkida pikalt, sest loomulikult on siin ka telefoni app olemas või üldse, eks ole, mitte ainult siis telefoni, vaid kaugelt juhtimine läbi neti ja saab ka antud masinaga ka interneti tegelikult sirbida, selleks peab sul küll mobiil olema siin taga, nii et siin on avastamis- ja rääkimisrõõmu ausalt öeldes palju. Ja lülitan välja mootori. Jäi rääkimata Eco Pro Plus režiim, jäi ka rääkimata Eco Pro režiim ja midagi ei veel kindlasti rääkimata. Ei rääkimata ka sellest, kas sellega on võimalik pedada 2 tunnist järelkäru. Konksu tahtsid sa siia taha panna, eks ole? Tahtsin konksu panna. Tänaseks igal juhul tõmbame otsa kokku, elektrivärv on siin rooli peal ka ja kui teil on huvi, siis võtame elektrirattad, elektriautod ja kõik muud asjad ja paneme joonele ja sõidame Haapsalusse ja räägime veel pikemalt.